Vandeham Shri Guru Shri Juta Padakamalam. Tere armsad! Aeg on jõudnud nii kaugele, et ma teen algust oma videoblogiga. Ma olen sellest palju mõelnud, olen seda aastaid planeerinud ja tundub, et nüüd on aeg selleks küps. Selles blogis tahan ma rääkida vaimsusest, aga mitte igasugusest vaimsusest, vaid millestki, mida võiks nimetada intellektuaalseks vaimsuseks. Sellepärast, et vaimsust on tänapäeval küllalt palju, aga sageli tundub see veidi lihtsameelne, et mitte öelda ebaintelligentne. Teisalt intelligentseid inimesi on ju ka ja mitte vähe, aga nemad on sageli väga materialistlikud ega taipa vaimsetest asjadest midagi. Aga mina tahaks, et need kaks asja oleks koos ja ma usun, et see on võimalik, sest Bhaktivedanta Swami Prabhupada, kelle raamatutel minu maailmavaade suuresti põhineb, on olnud üheaegselt intelligentne kui ka väga vaimne. Ta on isegi öelnud omal ajal, et religioon ilma filosoofiata on sentimentalism ja filosoofia ilma religioonita on mentaalne spekulatsioon. Ja vot see, selline kahe täiesti erineva maailma ühendus, see läheb mulle korda, sellesse ma usun. Ja teemad, mis mind peamiselt huvitavad ja mida ma siin käsitlen, ongi siis veedalik filosoofia ehk India filosoofia, ühiskonnakorraldus, sellepärast, et vaimsete inimeste juurde kuulub ka vaimne ühiskond, et paljud arvavad, et ühiskond, et see on mingi selline väga materiaalne teema, aga ei ole, sellepärast, et vaimsed isiksused moodustavad vaimse ühiskonna, sest kuidagi teisiti see ei saakski ju olla. Ma võin aeg-ajalt kommenteerida ka midagi majanduses toimuvast, samas jällegi läbi selle veedaliku vaatevinkli. Ja üldse, kui midagi suuremat ühiskonnas toimub, siis võib-olla lisan sellele siis mingisugused kommentaarid. Ma võin teha juttu ka astroloogiast ja pole välistatud, et edaspidi ilmub siia midagi ka suuremahulisemat mõne seminari vormis näiteks. Aga täna alustakski siis kohe sellisel väga fundamentaalsel teemal, et kes või mis on Jumal. Et Jumal, et see on niivõrd ära lürtsitud teema, et lihtsalt kohutav. Et Jumalast on tohutu hulk, loendamatu hulk erinevaid käsitlusi. Neid ei ole võimalik tõesti kokkugi lugeda, rääkimata sellest, et neid kõiki siis nagu kuidagi vallata. Aga mis mind kõige enam hämmastab on see, et väga vähesed inimesed nagu esitavad endale küsimusi, et aga kust üldse selline mõiste nagu Jumal esimest korda inimühiskonda tekkis. Et mõned loevad piiblit, leiavad sealt infot sellistel jumalikel teemadel, teistel on jälle Koraan, siis on veel olemas budistlikud pühakirjad, ja tohutu hulk teisi on olemas meil, shainistid ja on olemas šikhid ja zoroastristid ja keda kõike veel. Aga milline on see algne allikas, kus esmakordselt Jumalat mainiti? Et väheseid see huvitab ja mul on rõõm öelda, et mina olen oma otsingutel selleni jõudnud, et ei ole olemas ühtegi varasemat allikat kui Vedad, ehk siis need peamiselt Indias säilinud iidsed pühakirjad. Ja just nimelt Vedad on see allikas, kus esmakordselt Jumalat mainitakse. Ja minu meelest on äärmiselt oluline teada ja mõista, mida siis omal ajal selle terminiga tähistati. Et täna on ju
kontseptsioonid Jumalast läinud lausa naeruväärsuseni, et arvatakse sageli, et Jumal on keegi selline vanem mees, kes istub kuskil pilve piiril, selline sandaalid jalas habemega ja saadab nagu välgunooli maa peale ja karistab neid, kes on halvasti käitunud ja õnnistab siis neid, kes on jälle sõnakuulelikud olnud temale. Aga vaat, kust selline nägemus on tulnud, seda nagu ei olegi võimalik enam kinni võtta. Üks, mis kindel on see, et algne Jumala definitsioon see kindlasti ei ole. Kui me vaatame, kuidas Vedades Jumalat defineeritakse, siis on hästi huvitav see, et öeldakse, et me kõik oleme Jumala osakesed. Sina ka. Et seega Jumal koosneb meist kõigist. Jumal on nagu tervik ja meie oleme selle terviku osakesed. Tänapäeval on ka selle filosoofiaga mindud rappa, et öeldakse, et me kõik olemegi Jumalad. Aga kui me nüüd ikkagi mõtleme selle peale, et me kõik oleme Jumala osakesed, nagu see algne definitsioon ütleb, siis tegelikult ju keegi ei saa öelda, et mina olen Jumal. Me kõik saame öelda, et meie oleme Jumal. Et Jumal on tervik. Ja seda on väga lihtne tegelikult mõista, et mis asi on inimkond. Et inimkond on ju ka selline abstraktne kontseptsioon. See on kõik inimesed koos vaadelduna. Kõik inimesed kokku, see on inimkond. Ja Jumal, see on mitte ainult kõik inimesed kokku, vaid üldse kõik elusolendid kokku. Pluss veel ka elutu mateeria. Kõik eksisteerib kokku, seda nimetatakse Jumalaks. See on nagu kõige summa. Ja omal ajal isegi vist Aristoteles oli see mees, kes jõudis ka küllaltki sarnase definitsioonini, tema poolt on siis välja toodud selline mõiste nagu summum bonum. Et see ei ole nüüd päris täpselt see, mida Vedades mõeldi, aga ikkagi summum, et see sõna on ju tähendab summat. Et kui lähtuda nüüd sellest algsest definitsioonist, siis ju tegelikult oleks enamus probleeme olemata, mis meil tänapäeval on. Et täna, mida me näeme, on see, et Jumala nimel tapetakse inimesi, ja vähe sellest, et inimesi isegi loomi tapetakse Jumala nimel, just kui see oleks talle vajalik või meelepärane tegevus. Ja liigub internetis ringi ka naljapilt, eks ole, kus siis tulnukad vaatavad oma kosmose laevast maa peale ja arutlevad oma vahel, et näe, kui huvitav, et nad sõdivad, võitlevad ja vaidlevad sel teemal, et milline religioon on kõige rahumeelsem. Aga seda kõike ju ei oleks, kui inimesed teaks, mida siis Jumalal tegelikult mõeldi. Kui me kõik oleme Jumala osad, siis ükskõik kellele liiga tegemine on ju Jumalale liiga tegemine. Et kui sa teed liiga osakesele, sa teed ju liiga ka tervikule. Nii et tänapäeval selline massireligioon on Jumalast ikka väga kaugel, sama kaugel kui ateism. Ehk tegelikult sellised nõndanimetatud religioonid, nad ei olegi ju religioonid enam, eks ole. Sest religioon, see tuleb ju sõnast religare tähendab ju ühinemist, ühinema. Et ma arvan, et siin tegelikult algselt mõeldigi ka seda, et me kõik ühineks üheks tervikuks, oleks nagu ühe teadvusega elaks. Vot see on religioon. Ja kui mõelda niimoodi, et mõni inimene on näiteks abielus, aga ta absoluutselt ei käitu abielu inimesena. Et ta käib tööl ja saab raha kätte ja palgapäeval ja laristab selle kõik maha ja ta nagu ei ela nagu perekonna inimesena, abielu inimesena. Ja teiste sõnadega, mis see siis on, see ongi ju see, et tal ei ole perekonna teadvust, tal on üksikisiku teadvus. Aga abiellumisel peaks tekkima tervik, kahest inimesest moodustub midagi uut, perekond. Ja see on
teistsuguse teadvusega, uue teadvusega organism võiks isegi öelda. Nii nagu sipelgapesa. Sipelgapesa, kui olete vaadanud, tegutseb ju täiesti ühe mehena nii-öelda. Või ka linnuparv. Ka mesilased. Et sipelgapesa, see on multiorganism. Ja siin me näeme lihtsalt selliseid erinevaid teadvuse seisundeid. On üksik isiku teadvus, on perekonna teadvus, siis võib olla veel näiteks rahvusteadvus, et inimene käitub ikkagi ühiskonna liikmena, mitte ei ole asotsiaalne, see nõuab nagu ka nagu teistsugust teadvust. Ja siis veel kaugemale, et kui inimene võib tõusta tõesti tõsiselt võetavaks ühiskonna liikmeks, siis see ei ole veel lagi, et sealt edasi on võimalik ju tõusta Jumala teadvuseni. Et Jumal jah, siis algselt ikkagi tähendab seda, et me kõik oleme üks tervik. Mitte seda, et meil ei oleks individuaalsust. Ei, individuaalsus on olemas ja see säilib ka Jumala teadvuses elades. Aga jah, me käitume ühe mehena, nagu näiteks sipelgapesa. Ja see ei ole muidugi kõik, et see on see kõige algsem ja samas ka kõige algelisem Jumala definitsioon. Et Vedades tuuakse välja 3 põhilist Jumala teadvustamise tasandit. Nende nimed sanskriti keeles on Brahman, Paramatma ja Bhagavan. Ja ma saan aru niimoodi, et tegelikult kristluses see püha 3 ainsus on tegelikult täpselt seesama asi. Ainult, et ta on tänaseks tundmatuseni muutunud ja selle isa, poja ja püha vaimu tegelikku tähendust ilmselt nagu ei mõistetagi enam. Aga lühidalt öeldes on siis asi selles, et ega kas või kui laps hakkab matemaatikat õppima, et ega talle ei hakata koheselt õpetama kõige keerulisemaid asju, seal ruutvõrrandit ja ma ei tea, Chebyshevi polünoome, eks ole. Et alguses lähenetakse ikkagi lihtsustatud kontseptsioonide kaudu ja kui inimene esimeses klassis õpib matemaatikat, siis talle öeldakse, et väiksemast numbrist suuremat lahutada ei saa, et 3-st 5 lahutada ei saa. Loogiline ju ka, et kui sul on 3 õuna, siis sa ei saa 5 õuna ära anda, sa saad ära anda ainult 3 õuna maksimaalselt. Ja see on puhas tõde. Aga kui me areneme natukene edasi, siis me taipame, et saab küll väiksemast numbrist suuremat numbrit lahutada, lihtsalt vastus tuleb negatiivne, aga see on juba täiesti uus kontseptsioon. Aga lapsele ei saa ju niimoodi seletada, et sul on korvis -2 õuna, eks ole, et ta sõidab lihtsalt katus minema, et mis -2, et me ei oska alguses sellistes kontseptsioonides mõelda. Ja samamoodi on Jumalaga, jah, et tegelikult väga lihtne on ju mõista Jumala olemasolu selle läbi, et me kõik oleme Jumala osakesed. Ja sellist Jumalat ei ole ju võimalik eitada. Selline Jumal ei ole ju usu küsimus. Samasti võiks ju siis olla ju inimkond usu küsimus. Ma ei usu, et inimkond on olemas. No kuidas ta ei ole? Kas sa tead seda kontseptsiooni? Kas sa oled selles teadvuses või sa ei ole? Aga uskuda pole siin midagi. Nii et ja need 3 erinevat Jumala teadvustamise tasandit, nende juurde ma tulen kunagi tagasi, et ma täna ei hakkaks nii põhjalikult rääkima. Aga põnev on jah see, et algselt oli kõik hoopis teisiti. Ja hiljem on tulnud sisse selline päris ränk deformatsioon ja see on viinud lausa, ütleme, kuritegelike nõnda nimetatud religioonideni. Aga algselt jah, kui püüda nüüd, või räägime praegustest naljakatest Jumala kontseptsioonidest, siis esitatakse ju väga selliseid väljakutsuvaid skeptilisi mõtteteri,
et noh, et miks te usute Jumalasse, et teda ei ole ju keegi kunagi näinud, teda ei ole võimalik käega katsuda ja ta on lihtsalt selline väljamõeldis, eks ole, ja kui kirikusse lähed, siis selgub, et seal on ainult vana inimesed istuvad ja pinkide peal reas ja kui lähedki mõnda karismaatilisse sekti, et siis seal on küll noored inimesed, aga see on sageli kuidagi selline kuidagi veidi lihtsameelne tundub kõik see asi seal ja tulevadki täiesti õigustatult, loomulikult selle kõige peale täiesti õigustatult tulevad ju välja skeptikud, eks ole, kes hakkavad siis esitama loogilisi küsimusi, et Jumalat nii-öelda ümber lükkama. Et kui Jumal on olemas ja Jumal definitsiooni järgi on ju kõik võimas ja hea ja armulik ja mis kõik veel, siis miks on maailmas ikkagi nii palju igasugust häda ja viletsust ja et miks sünnivad siis vigased lapsed ja miks kuskil inimesed surevad nälga ja et kui Jumal on kõik võimas, siis ta saaks ju teha niimoodi, et lapsed ei sünni vigastena. Või kui Jumal on kõik võimas, siis ta saab ju teha ka nii, et inimesed ei sure nälga, et toitu on piisavalt. Või vastupidi, isegi kui toitu ei ole, ei sure ära. Et jääb nagu selline mulje, et mingisugust Jumalat ei ole olemas või siis vähemalt kui ta on olemas, siis ta on nagu hirmus nagu paha ja kuri või on ta siis meid täielikult unustanud, eks ole. Need on kõik sellised mõistuse spekulatsioonid, et tegelikult nagu ei mõisteta ju asja olemust. Ja seda kõike ei oleks, kui inimesed oleks teadlikud sellest, mida Jumal tegelikult tähendab. Ega raiskaks oma aega sellistele kuskil pilvepiiril kujutluses eksisteerivate jumalate ümberlükkamisele. Või siis veel selline väga selline tuntud skeptikute näide, et kes üritavad siis selliseid jumala inimesi tupikusse ajada, et kui Jumal on olemas ja kui Jumal on kõikvõimas, kas Jumal suudab luua nii suure kivi, mida ta ise üles tõsta ei jaksa. Et mõelge, kus nüüd pandi ikka, eks ole, pähkel. Et kui Jumal on kõikvõimas, siis ta loomulikult peaks ju suutma luua ükskõik kui raske või ükskõik kui suure kivi, et kõikvõimas suudab ju kõike. Ja kui ta seda suudab, siis tekib küsimus, et kuidas ta seda üles tõsta ei jaksa siis, kui ta kõikvõimas on, eks ole. Nii et ongi Jumal ümber lükatud, et selline õnnetu Jumal meil oligi, et ühest küljest suudab luua nii suure kivi, mida ta üles tõsta ei jaksa, aga siis, kuna ta seda üles tõsta ei jaksa, siis ta tõestabki, et ta ei ole Jumal, ta ei ole kõikvõimas, eks ole. Sellised, kuidas öelda nüüd, ebaintelligentsed Jumala ümberlükkamised on hästi populaarsed viimasel ajal. Aga tegelikult ju selles näites mingisugust ümberlükkamist ju ei ole, et tegelikult vastuolu on küsimuses endas. Mitte siis vastuses, eks ole, et mitte selles, et religioossed inimesed ei oskaks sellele vastata või et religioosne vaatenurk oleks sisemiselt vastuoluline. Ei, küsimus ise on vastuoluline. Et sama hästi võib ju küsida, et kas Jumal suudab luua kolmnurkse nelinurga. Eks ju? Kui ta on ju kõikvõimas, siis peaks ju suutma luua ka kas või nelinurkse kolmnurga Jumala pärast, eks ole. Ja küsimus on, kas sa suudad seda mõista? Loomulikult on Jumal kõikvõimas, loomulikult ta suudab kõike. Aga suudad sa endale pähe mahutada üldse sellist asja nagu kolmnurkne nelinurk või nelinurkne kolmnurk või kollast värvi punane näiteks. Et see on kõik selline lollitamine, eks ju, et mõistus on ebatäiuslik, loogika on puudulik, meie mõistus on duaalne, lähtub kahesusest. Kui on pime, siis ei saa olla valge, kui on hea, siis ei ole halb. Ja kui on kolmnurka, siis neljanurka ei ole, eks ole. Et jah, selliste võtetega muidugi saab ümber lükata ainult selliseid sama mentaalseid kontseptsioone Jumalast, mitte Jumalat ennast.